põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. 1,147,469 eurot. Ralvet või Ooper, te teate, mis summas on? No, arvestame, millest ta rääkima hakkab, ilmselt on see varri maksumus Eestis aastas või? Ei, mitte aastas. See on siis Hätriki fondist siis varri tegevuskuluders aastal 2024-2028. Ehk siis jah, tervist. Jalgpallistuudio on rokku tulnud ja räägime nädalavahetusel Eesti jalgpallis juhtunust ja eks see varrile minevad miljonid või paarsada tuhat aastas, eks see on võib-olla ka sellepärast teema, et kuidagi juhtub niimoodi, ma ei tea, kuidas see niimoodi juhtub, aga siin aasta lõpus alati need varri tuleb rohkem teemasse ja räägime üleüldse ka siis meie meistritiitli heitlusest, oleme siin ju täitsa lõpusirgel. Tere, Andres! Kuidas siis räägi sa vahepeal, eelmine nädal oli Tartus, et kuidas siis Tartus elu, et kas olete valmis siin Tammekat kägistama? Juba ootate? Nüüd ongi, et kas Kure või Tammeka, et tegi Kure huvitavaks, tegi Tammeka huvitavaks või siis Kalev huvitavaks, ei tea jah, siin Kalev segab neid kaarte, mis viimane mäng Kure vastu on ja saama hakkab, et võib-olla üks raske, üks kerge mäng mõlemil või ühel rohkem, ühel vähem, aga jah. Ei oskagi öelda, ei ole nagu seisukohta, kumb see meile mugavam vastane võiks olla. Meil kindlasti on, ütleme, meistriliigas palliv meeskond võib-olla väikses eelisseisus. Väga suures eelis. Aga nädalavahetusel suur mäng. Siin nädala 421 inimest olid siis Paide Kunstmuru väljakul. Vaatasid, kuidas mängisid omavahel Paide linnameeskond ja Tallinna Flora. Ja mäng ise oli siis selline, et Anier viis 39 minutil Paide juhtima, vähemus jäänud Flora viigistas 90+2 minutil Sappineni väravast ja siis Miller. Imeline tagasi tuleb, pall posti kõrvale, 2-1, aga võta näpust lipp püsti, olukorras tuvastati siis Travalli sulg ja räägime siis natukene üleüldse, mis seal toimus. Kuidas edasi, mis jamad on, et natukene, oleme ausad, isegi Ats Kulkepa surune jalgpallivihkja, kes võib-olla ta kuuleb isegi seda saadet, vaevalt küll, aga et isegi tema, see tegelikult huvitab inimesed, sellised miskipärast kuidagi nii on. Kas on natuke võib-olla sellepärast, et Flora sai jälle kasu, et oleks Paide kasu saanud, siis võib-olla peaks üldse teema või Madis Kallet said staadion? Kindlasti see mingil määral mõjutab, arvestades seda, et tänavusel aastal ja samas kogu see valimisteema ja natuke seda polariseerumist on seal Eesti jalgpallis rohkem ja ütleme sotsiaalmeedias viskas ikka päris paljude inimeste poole pealt see ERR-i stopkaader ette, et kuidas siin nüüd suluseis siis nüüd oli, et ja ka staadionil oli selles mõttes, ütleme, ise seal mängu vaatasin, siis saanud ju kohe midagi aru, et aga siis Eigo siin hea mehena kohe saatis selle stopkaadri pildi ka telefoni ja siis ma seal parasagu sel hetkel olin jõudnud juba sinna ERR-i selle, mis on see stuudioboksi juurde ja stuudioboks oli täpselt Paide riietusruumi kõrval. Ja siis kui ma seda telefoni vaatasin, siis ütleme nii, et päris mõnigi Paide mängija tuli ja vaatas ka seda pilti, et mis nüüd nii oligi või? Mul on üks küsimus, võib-olla kuskil, ma lihtsalt räägin seda, mida on silma jäänud. Kuskil kommuunis oli ka, et miks seda asja seal koha peal olid ajakirjanikud nagu Kalvet ja Heiteli, Eesti tips ja Heiteli. siis, et miks seda koha peal nagu üldse, kas oleks olnud kellelgi küsida aru, oleks seal midagi koha peal saanud ka, et me point on selles, et mängust on möödas varsti 24 tundi, avalikku selgitust teil ei ole. Jõuame selle, mis seal oli, aga kas seal koha peal oleks saanud ka midagi teha, välja uurida, et oleks saanud kellelgi küsida või pigem ei oleks olnud võimalik? Ega see on ju nii, et ükski kohtunik ju mängujärgselt ühtegi kommentaari ei anna, et see on ju, on see nii Eestis, on see nii maailmas, see on igal pool mujal, et tuleb selline ju, neil on see ühine kommunikatsioon, mida me siis praegu ootame, et millal see välja saadetakse on ja see ongi see, et mida sa küsid saad, me saame seal mängijate käest küsida, saame treenerite käest küsida, mida nemad arvavad ja siis neid arvamusi sai ka vahendatud. Ja, et me Küprosel või Kreekas ei ela, et kohtunikud oleks siiamaani Paides olnud see. Täpselt, et selles mõttes ega seal koha peal ei olegi, seal olid ju mingid telemehed ja nemad ütles ka, et nende meelest ei olnud suluseisu ja nemad vaatasid oma kaamerat ja selles mõttes et kokkuvõttes ongi seda ametlik kommunikatsiooni tihtipeal peabki ootama ja seda me siin praegu teemegi. Jah, alustamisest sealt olukorras lipp tõusis, kas seal oli suluseis,
kõik oli selles mõttes ju perfektselt tehtud, et värav lasti ära lüüa, lipp tõusis ja nüüd on ju aega, et kuidagi hästi kiirustatud oli see kuidagi see otsus seal mängu lõpus, et võta see aeg, vaata natuke, vaata, seal on ilusti see 16 kasti kaar, et jah, küsimusi tekkis õhku päris kõvasti, et milleks see oli, aga jah. Nagu ma aru saan, ega see... Tänu sellele on mäng nüüd tegelikult rääkimata. No mängust rääkisime, täpselt, aga et kui hästi keegi mängis ja kas keegi oli ära teeninud ja keegi... Keda see huvi. Jah, täpselt. Ja nagu ma aru sain, see protokoll ju tegelikult ju näebki nii ette, et kui seal nii-öelda VAR ei ole 100% veendunud, et väljakul tehti vale otsus, siis jääb see väljaku otsus jõusse ja nagu ma aru sain, siis seekord siis nii-öelda kas see Marko Liiva oli seal see VAR-i kohtunik, kes siis pidi otsustama, et kas väljakul tehti õige otsus ja kuna tema selle videopildi põhjal ma saan aru, et siis ei julgenud kindlalt väita. No siis oleks jälle vaja olnud kutsu kohtunik. Ei, kohtunik ei saa tulla, et kohtunik ei vaata suluseisu üle. Et ta on selles mõttes, no alustame farstidest. Ei, aga vaatab ikka. Ei, suluseisu vaata kindlasti ei vaata üle, et selles mõttes see siis on konkreetselt ainult tema otsus. See on videokohtunik, fartil on otsuses, oli sul või ei ole. Mis muidugi jälle teeb asja totraks, alustame sealt, et meil on see säästuvar ja see on asjad, mis on farstilised. Et muidu on selline tõlgendamise küsimus, päriselt, mis on var. Et kas on video, ei ole, kohtunik otsustas, ei ole video, tavai, me ei saa muuta 100% otsust, peaks on fartilised asjad ja üks asi, mis on fartiline, on suluseis. Mille ongi see, et tegelikult ei saa kutsuda peakohtunik, tule vaata üle, see pärast on fartiline, seal inimene, kes istub seal ekraani taga, ma ei ole sellepärast ma ei ole ka nõus, seal see inimene peab otsustama, kas oli sulg või ei olnud, see ei ole see koht, et ma jätan otsuse jõusse, see ei ole see koht, see suluseis peaks olema fartiline, aga kuna meil on see varr on nagu ta on, siis see ei ole fartiline, vaid see on ka see visuaalne hinnang. Visuaalne ja tõlgendamine, see ei tohiks olla tõlgendamine. Fakt on, eks ole nüüd tanatjärgi, me võime vist öelda, fakt on see, et seal ei olnud suluseis. No fakt on see, jah, et ma siin olen pilti näinud ja seal nii-öelda jalgpalliliidus on jooned ära tõmmatud ja siis tegelikult oli siis nii-öelda siis Flora kaitse oli 5-10 sentimeetrit nii-öelda nagu sees pool, et selles mõttes see pilt, seda on väga palju räägitud, see pilt natuke nagu petab, tegelikult natuke petab. Mis nurk on täpselt? Mis nurk see täpselt on, et see kaamera on täpselt selle 16 kasti joone peal ja siis seal oligi... Nad muudavad neid reegleid nii palju, ma juba siin ennem alustasin, et kui isegi kaitse võtab seal vahelt ära, kas siis ka on suluseis ja teilt tuli, see pall ei jõudnudki selle nii-öelda suluseisus oleva mängijani, et kas seal see ka midagi loeks või ei loeks, see on jah, ma ei vaidle siin vastu, et jah, siin ei ole, et aga kahjuks jah, selline otsus tuli. Ma mäletan, kunagi oli ka, kui neid suluseisus reeglid muudeti, ma mäletan täpselt, mis see reegel täpselt oli, aga mäletan, see oli... Kaitse riivab palli ja see vist oli too sama ja see oli olnud see, et selgitati klubidele ka ja see oli olnud juhus, et Alo Päärelikult püst tõusnud, et mina enam jalgpalli ei mängi. No põhimõtteliselt tõesti, et kaitsemängijana, et kui sa nüüd ei mängi palli, siis saab kindlasti ründaja palli. Kui ma mängin, ma võib-olla riivan, võtan suluseisu ära. Et seal oli jah päris keeruline oli neid reegleid mingi hetk jälgida. Et seal oli ka täpselt see olnud, et teete kaitset jaoks elu nii raskeks, et mis asja me enam mängin. Aga kui selle eilse juurde tagasi tulla, et siis... Ei ongi see, et ma saan, et meid jooni meie ei tõmba siin, sest meil selleks oleks vaja nii-öelda veel, sellel numbrit oleks vaja suuremaks teha, mis ei ette luges, et seal oleks vaja nii-öelda... 200 000 aastas või 200 pluss, see on komiraha natuke juurde õige. Et oleks vaja sinna põhjalt bussi, oleks vaja, ma arvan, 3. inimest, siis oleks mingi Oota, kes see nüüd, et kontrollib veel need esimest kahte? Ei no see, kes seal pidevalt nagu kerib vist ja üle vaatab, ühesõnaga, ma saan, et oleks 3. inimest vaja sinna, siis oleks mingi programmi oleks lisaks vaja. Oleks ühte vaja. No, ei tea. Ja siis oli ka see, et põhimõtteliselt ongi, et kuna kadus mingi järg ära, mis ma tahtsin. Aga tuleme tagasi paru selle juurde. No jah. Et jah, et ma arvan, et see sama lahendus meile on kasutaks ka Poola esiliigas, ma vaatasin, ja siis ongi see, et pluss oli see, et kõikidel staadionitel ei ole võimekust panna neid kaamerid täpselt nende kohtade peal, et neid jooni saaks tõmmata. Et kuna staadion on erinevad, muidu öeldi, et Paide staadion on kõik olemas, seal saaks seda nii-öelda joonetehnoloogiat ka kasutada, aga meil on staadionid, kus seda teha ei saaks ja siis ta jälle ei oleks kokkuvõttes nagu ühtne süsteem on ja et siis ongi jälle probleem. See ongi päris keeruliseks läinud, soojendus peab käima kuskil kaugel taga nurgas, mingid ulmereeglid on nende varride jaoks mõeldud ju välja, et ei segaks neid kaameranurki ja asju. Aga selles mõttes, et kui võtta seda oma olemuslikult, et Milleri sööt, Travalli see, lõppkokkuvõttes mind nagu see olemuselt väga häirib,
et selles mõttes, et mingi loogik, et sulle jalgpalliloogik ütleb, et nagu 50-50 olukorras sa annad nagu ründajale edu, et sa selles mõttes, et kui sa kahtled, on ju, minu loogik ütleb, ja ründajale edu, VAR parandab ära. Praegu oli, selles mõttes, et neid olukord, see olukord, nagu see on, VAR peab ära parandama. Ma usun, et kui kohtunik oleks näinud, peakohtunik ise seda võib-olla oleks ka, et ma kuramus, see nagu tundus nii loogiline, et sa annadki siin selle edu ründajale. Kõike arvesse võttes, aga jah, kui tõesti peab seal VAR-i ruumis võtma, ma ei tea, võib-olla ei olnud nii palju julgust siis. Seal oli veel sellised naljakad olukordi, et kas keegi sellest sai aru, et kui see keskväljal oli olukord, kus Sappi rebise peale astumine või? Ja, et Sappi rebise juhtumit, siis ta ise tutvus ja juhtumi astus talle rõhu peale. Ma ei tea, kas see on see olukord. Ma ütlen, et välismaal mängides ma tean täpselt mängijaid, kes sa tead, et ta on nii kaval ja pahatahtlik, et ta astub sulle peale, ta ei proovigi sust mööda astuda. Ma ei näinud ka, vaatasid ka seda videot üle, et ei näinud seda pahatahtlikkust, ei näinud seda jalaastet. Samas, et kas sa astud selle sammu pikemaks, venitad endal jala ära, kukud talle mingid muud moodi peale. Küsimus selles, mis see oma olemuselt, kas see oli või mitte, kui kutsud, kui videotohtunik kutsub peatohtunik ekraani juurde, siis see oli ilmselge eksimus. Selles mõttes, et see tähendab, et kui sa videotohtunik vaatas seda, siis ta ütles, kurat, see on kindlasti punane, tule vaata, sa ei andnud punast, tule vaata. Ma arvan, seal põhimõtteliselt vaatasin ülekannet Iisler ja Lelov, vaatasid Lelov, vabandust. Ma vana, ma ei ju Tarpa velu, Tarpov vaata, ilge täis saada. Vabandust. Ja ma tean, kohe esimene pilt oli, see ju ei ole tahtlik, on ju. Et teil oli sul kohe argumendid, miks ei ole... Sapi ise tiris ja kõik asjad, jah, täpselt. Vaatasid seda sekundi, vaatasid esimese, selle pealt, no ei ole, on ju. Ma arvan, mina vaatasin, et see ei ole ju, selles mõttes punase kohta ei astunud ju. Kõik vaatasime ja siis ikkeri see kuskil see videotohtunik, et kuule, teeme siin mängus mingi 5 minutise pausi, et vaatame, tule vaata üle, on ju, sest niigi meil on ju mängu tempo nii kiire ja nii põnev on olla see -10. Täitsa totter, selles tegelikult oli totter, et vahet pole, et miks seda olukorda üle vaatama kutsuda, sealt mina, varriga me kollast ei anna, seal anti ka kollane. Sa pead andma vist, et selles mõttes ta oli kollase vääriline viga, et sa ei saa nüüd seda ju tähelepanuta jätta, ma arvan, aga nagu me ka telekast kuulsime, see kes ka kommentaatoritele nagu 10 minti veel räägiti sellest, kas oleks pidanud kollase või punase või ei, seal oli kuidas sa annad kollast, siis meil liht oli väga palju rõhutati, et varriga kollaseid ei anta. Selles mõttes see oli üks asi, mida me tegelikult antakse ära üldiselt, mille jaoks, kes sellest võitis, mitte keegi ei oleks selle halvasti vaadanud. Samamoodi see tegelikult seda 1-0 väravat Paide oma, seal ka, eks ole, see kas see Tovstikule tehti viga? Tehti viga. Jumal küll, mida seal 2 minutit vaadata? No Andres, ütle, mida seal vaadata? Seda ma mõtlesin ka, et seal sai uhkus sai kõige rohkem pihta, et ma ka ei tea, tõuse püsti, mängi edasi, aga ma ei tea, kui seal mööda minnes seal ta pikali kukkudes läks võib-olla kuidagi vastu kõri, ma ei tea. Aga mis seal vaadata? Mida seal vaadata oli? Sa vaatad korra peale, ütled head aeg. Mängime edasi, täpselt värav lööb, mõtlesid ka, et issand jumal. Igatahes, tuleme siis sellise suuregi esimeseni. Madis Kalt, kas meil on sellist starri vaja? Päriselt, kas meil on sellist starri vaja? Me oleme siin olnud... meil on vaja paremaid, võib-olla seda kogemust on rohkem vaja. Kas meil on vaja? Mina olen väga suur varri entusiast, meil on üks kuradi mäng, veel üks tiitel on kauda otsustatud sellepärast, et jälle ühte kätte, ma ei mäleta, kas nähti, ei nähtud, mis see Pärnu Levadia mäng oli, mõtlen. Kus oli, teadohtunik oli sama, aga juhtub. Et kas meil on seda fucking varri vaja? Tegelikult ka nagu uuesti, me paneme sinna üle miljoni, üle miljoni, täpselt see vana, ma olen seda miljon korda öelnud, et eelmine aasta, eelmine kord 5 aasta jooksul, mis me tegime selle miljonitega, see raha läks Velko staadion, Keila hall, Ratvere, või see tähendab Kalevi Raja tänava, see Lilleküla staadion osteti välja, meditsiinikeskus ja meil nüüd 5 miljonist 1,1 see on raha, mis peaks minema infrasse, jalgpalli arendamisse, me paneme selle sinna varri, mis ei anna mitte midagi, meil ei ole ma loodan, teid annab andeks, meil ei ole ka Euroopa meestes tippkohtunikke, kelle jaoks me peame seda tegema. Ma saan aru, et meil on Eesti korvpalliliigas, meil on kuradi see
Peerandi käib, et sa ole seal ja kui öeldakse, et tule Peerand, kui sa tahad olla Euroliigas kohtunik, siis sul peab kodus olema, siis mul on argument. Ma saan aru, et jalgpallis on sama. Meil ei ole ju, meil pole isegi keegi lähedal sellele, et ta saaks mingi meistrite liigas peale. Meistrite liigas, mitte Euroopa liigas. Soome liigas pole varri, on ju. Rootsis ka ei olnud või? Meil Skandinaavia on öelnud, me ei taha seda varri, me läheme Soome vaatame neid ilusad staadione, vaata, siis me tuleme, meil on varr, vaata, nüüd arenguliigana, millest me räägime, mille jaoks on tüütum asja ongi see, kui see äärekohtunik eksib, siis ta eksib ja mängus eksitakse, me maksame 300 000, Eesti jalgpall on Euroopa riigi vaesem ja me maksame 200-300 000 selle jaoks, et sellist jama, et selline jama võtaks üle ja kõik spordiküljed, no milleks? Ja selles mõttes, ma lähen nüüd rahune, ma lasen nüüd teile Ega see on ju läbi aegade kogu aeg olnud, et kui kohtunik eksis vanasti, siis samamoodi eksiti ja nüüd eksitakse ikka edasi. Ja samamoodi eksitakse ka selle nii-öelda kõvema varriga, mis on, et tuleb seal ka sisse, ma arvan, kokkuvõttes ta ideena ja suunana, ma arvan, nagu vale ei ole, aga ütleme sellist olukorrast asi näeb poolikuna ta ka ei tööta. Et sellise olukorrast ta näeb nagu ikkagi halb välja, jah, et see, kusjuures ta ongi juhtub nagu sellisel kuidagi tähtsal hetkel veel ja hea küll, öeldakse, et Flora sai tiitli lähemal, tegelikult on palju valusam oli see, et Paidel läks pronks põhimõtteliselt käest ära, et see on võib-olla tähtsam isegi, sest ütleme, kui siin kõik asjad lähevad edasi, siis kas Floral on 0-0 nagu need punktide vahe või on siis 1 punkt rohkem. Et see ei muuda midagi. Paide jaoks muuda. Rahu, seal võib mitte, me võime Flora võib saada ühe võidu, ühe raatus, Levadia ühe võidu, ühe viigi ja siis muul juhul oleks Levadia meister tänu sellele ei ole, selles me ei saa öelda ka, et see me ei saa seda tühjendada, kui Levadia Paidel oli vaja nagu see ikka. Paide nagu nii seal karikest saab pole vahet, ma ütlen, meil minust seda ka vähendatakse, et pole Levadia peab ikka ratsu, et see ei ole, seal on ikka mingi arvestatav võimalus, et see stsenaarium lähebki nii, et see sama otsustas tiitli. Me ei saa öelda, et Levadia on nii ja naa, et selles mõttes on ka jama. Sellele ei vaidle vastu otseselt, aga Paide koha pealt, see oli jah, mulle meeldis see pealkiri, et suurem rööv kui Luuris. Tõenäoliselt peab tervitama. Ei tea, Marek Tiits või? Ma arvan, Marek Tiits ei tundu, see oli väga ilus. See on selline laveerib seal, et nagu ei saa jalgpalliliit nagu noomida, et see on maitsekas, ilus, kõikil okei, see mõttes, et mis siis karistused nüüd järgnevad? Ei siin Eestis, mis karistused? Ei, mina mäletan näiteks, minul võeti Torpeedost värav ära. Me mängisime järsku Lokomotiivi vastu, ma olin 1-0, läksime ette, lõpuks me ka võitsime 1-0, aga see kohtunik sai mingi 4-kuulise keelu lausa vist oli või? Mingi, et seal oli mingi 2 intsidenti sellised, et võeti ka konkreetselt, et kas oli midagi? Et tegelikult peaks olema seal Vikipeedias 1 värav rohkem sulle? Jaa, 2 lausa, 2 võeti ära. Ühest saadi minust 2 kuud, teisest 4 kuud ja minul jäi boonused saamata selle eest, et mul jäi täpselt 2 väravat puud. Aga ma ütlen, miks väga hea, ülevireksid. Ma ütlen, miks ei tehta mitte midagi, sest meil ei ole kohtunikke. Ma teen siin, laupäeval mängisid Flora peamine konkurent Levadia, mängis Paidega kolmapäeval, kes oli Vilemes peakohtunik. Martti Purt mänginud Floras, kuidas saab olla, et sul endine Flora mängija tiitli konkurendi seda, seal pole vahet, kas ta on poolt vastu, see on juba eos vale, ta on Flora nii seotud, samamoodi laupäeval, eks ole, Harju versus Trans on ja Tammeka oli ülitähtis mäng. Tammeka, eks ole, on ka ülemineku heitluses seal Harjuga, kes on Lorenz, no Tammeka legend nagu. Kuidas saab olla, meil ei olegi kohtunikke, et me panemegi sinna, ei ole, selles mõttes, et see tervitab Tarmo Paju, ütles ka, et see umbes sama, et mängiks poolfinaalis mängiks või põhijooaja võidu peale, Kalev on esimene, Tartu ei tohi võitu, Tartu Pärnu mängivad, Martin Torbek vilistab. Saad aru, see on juba eos, sa mõtled, et see ei saa olla. Me oleme nii ausad. Jah, ma saan aru, et see Peerandi pidi jõudma Euroliigasse laias laastus, et Kalev fännid ütleks, okei, ta võib Tartu Kalev vilistada, ta on Euroliiga kohtunik, me usume, et on hea. Meil on siin tõesti, ei ole, kas tõesti, meil ei ole panna, kas me peame panema, see on nagu idiootsus. See on idiootsus. Ja siis ütled, jätame 8 nädalaks või jätame järgmist voorust kõrval, meil ei ole. Mina ei ole öelnud, et jätame, mina ei tee karistusi absoluutselt mitte, ma lihtsalt küsin, et see oleks, eks see nüüd loomulikult see kommunikatsioon tuleb varsti, aga jah, et ikka juhtub, täpselt ikka juhtub ja kõigil juhtub, selles ongi, et praegu see manageerimine on
jah, kuidagi me tegeleme mingite muude asjadega, mitte jalgpalliga, et jah. Ei no ma saan aru ka, et miks see nii-öelda see avalik kommunikatsioon viibib, on ka see, et enne tahetakse klubidega rääkida, et klubid ei oleks ka nii, et ohoo, loen siit Delfist, et nii oli. Miks see halb on? Las loevad Delfist. Minu meelest polegi halb, aga ilmselt klubide meelest on. Tegelikult saan aru. Et siis see on ka just põhjus, miks see asi nagu on viibinud ja veninud. Kas meil on seda varri vaja küsimust? Mina ütlen ausalt, mina 2 aastat kaitsesin seda varri, et see on kõige olulisem asi üldse. Meelemuutus. Ma olen Läksid meeleparandusteed, jah? Meeleparandusteed, inimesed arenevad, mõistad sa, see mõttes, et no tõesti, selle taaskord saad aru. Aga võtame terve nädalavahetuse kokku, palju neid varri asju oli, näiteks Tammekas oli, et ühtepidi ma saan aru, Koskor sai jooksu, mahatõmbamine oli, kas on võimalik selle järgi ära tõestada, kui palju keegi pihta sai? Keeruline meil jälle, et selles mõttes neid vaarikaameraid ei ole ümber platsi, on ju. Siis oli Kalju Kure mäng, kus 2 kätt oli, ühe eest anti pennalt, teise eest ei antud pennalt, et jälle neid küsitavaid otsuseid kahjuks oli terve see voor, ütleme niimoodi, et no selle pennalt sulle päästis ära, tegelikult me võtsin, see päästis Märten Pajun on jumal tänatud, et selle pennalt mööda. Seal ju see Nikita Andreev peksis mingi pudelid väljakule ära, saadeti minema seal tulid kõik vene roppused tulid, seepärast, et ei no ja on mõistetav ju, miks see tulid. Sellise asja eest, sellises kohas penalti välja imeda, on tehtav, aga jah, et kas meil on vaja selle jaoks. Et seal jälle ma ei tea, ei saa 100% veendunult öelda, et seal oli see käsi, et kust algab põlg, kust lõppeb põlg, kust algab käsi. Ütleme jah, kui tihtipeale on, kui sa vaatad neid kordusi, siis nagu muidu vaatad, et tere, see pilt on tore, aga hakkad neid seal kordus vaatama, see on see, et küsimus oli, seal ka vist keegi ei küsinud ega ei vaielnud, on ju, et selline mõnus pundar sasimine oli, keegi nagu otseselt ei olnud ju mingi käsi ega midagi, sama esimene kord, kui läks tegelikult otse nurgalöögist. Et ongi jah, tegelikult ju neid päris paljudes olukorras tegelikult ei anna ikkagi seda selget vastust ühesõnaga. Ja tea, kas see on vaja rohkem raha veel juurde panna, et neid kaameraid rohkem oleks nurki paremaid või võtame üldse kõik ära või? Jah, ma ütlen, et ma ei võtaks ära, tuld. Ei no mina ja Anne, ma ütlen selle, ma ütlen, et täitsa ulmest, rikub tegelikult natuke riks meelel. Räägime mängust ka või ei viitsi? Millisest neist? Räägime alustusest Flora Paide, räägime mängulisest ka. Ütleme nii, et sai aru, miks Paide ei, mänguliselt, miks nad pronksi ei võida, isegi tegid hea mängu ja ikka, ja sa ületaalus ja sa ikka see 90+2 imed selle sisse. Vassiljev ütles ka hästi tegelikult, et ju me ei ole ära teeninud, et selles mõttes seal oligi, et kaitses olid ikka päris suured augud sees vahepeal, et seal, et Flora ära ei löönud, on juba nüüd Flora kapsaaed, aga tõesti, Paide oli juba õnnega koos, et seal varem ära ei löödud ja siis sul on 92 minut ja sul lastakse karistuslöök lahti mängida, et tubli, poom, sapi, super, absoluutselt, aga tuli veel post ka varsti pärast seda veel, et jah, et see oli nagu lubamatu, aga jah, seal on vaata mingid lahkelid sees ka, et kui treener kutsub mängijat enda juurde juhkam, ja et mis sul viga on ja täpselt, et see on nagu disrespect, et sa ei austa treenerit, et tule ja räägi, sulle antakse mingi taktikaline või mingi nõuanne, et see ei näinud kuidagi kaamera sea välja. Ta tükk aega ootas seal ja Vassiljev hüüdis, tule, siis ta seal võtsi mina või? Kohe või? Ei olnud veel rahul, et sa oled, mis toimub, et jumalast käivu, sa ütlesid, et voovased, jõhtrad. Seepärast on vahest hea ikkagi, et kui on tore, treener nagu Stoikovitš või Kurro tore. Oleks Paide treener Stoikovitš, oleks tahtnud näha, mis ta arvab sellest. Oleks näinud, et mis see juhkami number selja peal on? Ma mõtlen seda viimast äravõitud äravat. Ma oleks tahtnud näha, et ta oleks näinud. Stoikovitš oleks näinud, teil oleks näinud mobiilis, siin ei olnud sulgu. Ma arvan, ta oleks seal
noh, ta oleks kõik laiali peksnud. No aga nägid, mis juhtus ka Kaljuga, peksis ka laiali, mis sellest kasu on, järgmine mäng oled jälle katuse peal. Mis sellest kasu on, humooritum oleks, see Voova võttis, et mingi paha oleks ka, nüüd on ära osta Poolatu liiga, see oli naljakas seal ta kahjuks, ta on mõistlik mees kahjuks. Ei, tema on väga mõistlik mees, et selles mõttes ta ikkagi võttis rahulikult ja oligi täpselt see, tegelikult omadele ikkagi ka pani selles mõttes puid alla, et nii ei saa ikka, et sa jääd seal unelema mingis olukorras ja no. Mina ütleks ka, et tegelikult oli Paidel vedas seal, no aga vahest peab vedama, aga jah, no, et Flora oli tegelikult parem. No selles mõttes oli Flora parem, aga ega tal lihtsalt need asjad ei õnnestunud, et ega nad ju sisse ei saanud kuni seal 92 minutini, et aga jah, võimalusi oli küll ja küll. Rohteks, ma arvan, umbes mingi 30 korda sealt rastist teravalt, see tsenderda iga Nordkeini sukeldas ette. Oli naljakas. Marko Meeritsa kollad, kuidas meeldis. Jälle, kuidas see võimalik on, sa veel vaatas, kohtunik vaatas palli poole ja ikka annad, mis toimub? Mul on kahju, Kaiva ja noor kohtunik ja ma ei tea, kuidas talle satuvad, et tegelikult see, ma pean igaks, minu meelest oligi see vana see Vaprus Levadia kuulusmäng, see oli hea Raivo ja nüüd ja no nii käest ära mängu ei saanud. Reida sai lõpuks punase, kõik oli möla, Ojamaa oleks nüüd mölisemi seest, mina... Kus juures see Reida punane, ma ei ütle, et ta sai, kas ta sai pallile pihta, ei saanud pihta, aga paar viimast Inglise vooru on sellised napikad seal Sakaga oli ja kellegiga veel, kus napilt, keegi saab varba otsa, aga palli pihta, aga kohe, kui on pallile pihta saanud, reegel on, sa puutusid palli, mis siin on ja võtad mehe maha. Et see väga sarnane olukord, et kas sa saad olla 100% veendunud, et Kreida ei puutunud palli. Sellest reeglist ma ei jätta riial aru. Ei, see oli... Vanast lihtne, puutus palli, pohhi. Ei, aga nii oli. Ei, palli puutud, siis on kõik korras. Lähed läbi jalgade, puutusid palli. See oli vapse vana kool. See on see Peep Pahvi, mingi jalaluud purus, kui palli esimesena saad, siis on ikka õige värk. Mina näiteks seal oli veel, et ma mingites olukordades mulle meeldinud, kuidas need olukord näiteks minu eest oleks siin vaadata, seal oleks siin korraks väike paus tulla, minu eest kui see Poom sai kollase, siis minu meelest tal oli jalg sirgelt üleval sõita sisse, minu eest see oli väga punase hõnduline kollane, mis oli jälle, mängime edasi. Ja siis ongi täpselt, kui on sellised järjest tulevad asjad, jätta head maikuna. Ei jätta head maika. Mis pole hullu. Jalgpall läheb edasi. Elu läheb edasi, aga öeldakse. Ja see on ainult seda sport. Eile ikka meie taga endast väljas seal oli telekaamerate kõrval, kui seal... Mind huvitas ka, et kas kohtunikud on nüüd turvamehed ka veel lisaks kõigele, et kui see kohtuniku seal vahel ei oleks olnud, et seal Sapinen Televits ja täpselt, et ei tea, jah. Et ei, ma ei ütle... Mis ta tegi? Vahetsid aadresse. Et seal... Kusjuures oligi see, et ETV tegi samal ajal tegi intervjuust tulnud kõrval, kui mikrid töötavad, kõik töötavad, vennad karjuvad, tule mulle küll, ei tule mulle, mu aadress on see, mul on see. Mille? Ei, no see on tegelikult ja hea vaadata, emotsioonid käivad. Aga see oli ka, et Televits oli välja vahetud tegelikult sel hetkel, ma ei tea, kuidas nad siis omavahel kokku said ja kui Televits välja vahetas, pani jalaga pallile, mis endas täpselt selle stuudios ilge litakaga. Sa ma ju ei küsinud ETV inimest, kas kõik pihta ka sai seal muidugi. Ei, ma ütlen, see oli aasta parim mäng, sellest see läks täitsa lappesse ära. See oli aasta mäng, kui peaks meenutama. Aasta lõpus ta lõpus ka, et mis oli aasta mäng, no kindlasti see, seal juhtus kõik. Ei, no seal oli nagu ikka, ütleme, meeleolu oli, jah. Vihma radas ja muidu oli siuke rõhuv olla seal nagu ja siis järsku 98 minutit hakkas juhtuma nagu. Kas sul on, Andres, vaheküsimus ooperis, kas sul on mingi vastas nii seisuks leid, et vahetad aadresse või pead tagasi, kas sa oled kunagi reaalselt mõelnud või hakkad lööma kedagi, ma lähen ja virutan? Pehmo tõesti Pehmo. Aga meil oli küll nagu see kohtunike töötlemine on ja siin võib-olla peaksid kohtunikud, ma ei tea, tõesti nende kursused raames, et ärge minge nagu mängijate ja treenerite tasemele või nagu, et las see emotsioonid jäävad sinna platsile kuidagi, et kohtunik peaks suutma selle sammu tagasi astuma, mitte kaasa minema, et Hollandis räägiti väga palju, et kohtuniku töötlemisest, et kui meie kasuks on vaja, siis minge ja lennake peale, kui vastane on, minge tehke kaitsemüür ette ja ärge laske vastased sinna kohtunike lähedale ja igast asju seletati, et mis, kus, millal tegema peaks, et selles mõttes neid asju räägiti, aga sellist suuri kakluseid asju, mingid vastuseisud ikka tekkisid aeg-ajalt. Eile ka kaklust ei tekkinud, see lihtsalt oli siuke verbaalne. See on see hold me back, ma ei saa
tajus teha, see on see NBA asi, et sa teed seda peigilt, ise rebid ennast tagasi, siia vaata, ise rebid ennast tagasi, vaata, et see mõttes, et jah, aga noh, ma ütlen, et huvitav, et kumma juurest nad siis katlevad. Ei tea, jah. Saavad kokku ja joovad seal teed. Saavad russi ikka vahepeal kokku Kosel. Kosel on selline sõpruskoht. Mis riis sõidavad Tallinna? No jah, äkki sama bussiga. Floral 76, Levadia 75. Levadia sai oma 75 sellega, et noh, tundus, et särtsu täis mäng ja 19 minutiga läbi. Aga teisel poolel on mängu küll. Mis on mäng? Ei, selles mõttes, et seal Pärnul oli ju võimalusi küll, aga natukene, ma ütleks jah, et kõik tahtsid enda peale järsku võtta, et Paalberg oli seal päris tige, et ta oleks võinud veel saada võib-olla Sapile natuke lähemale, mis jälle, et Sapi tegi jälle selle vahe sisse muidugi. Naljatus, et see Pärnul see Villota keskkaitsest puudub. Et no täitsa ulme, no lihtsalt tühi väli lihtsalt. Paned senderdus ja seal on tõenäosus, et mida kohtlik on, oli mingi 60%. No seal oli 19 minutit, siis ka... No see Ainsalu värav oli küll, kus tõsteti kõrge pall sinna värava ette ja lihtsalt Ainsalu tuli teistest tagant poolt tuli lõi lihtsalt. Ja tuli mõnus selline valiskallvet hommikul kell 7 teeb kuskil kalamajas ja siis jookse ja no mitte keegi, et noh, Roosnub 13. ma need ilusad väravad olid. Ilu on suhteline ja Paalberg sai siis ühe kirja, aga jah, et Levadia võits hoiab veel surve all, mis tähendab, et sel nädalavahetusel ei saa meistrit selguda. Saab küll, jah, kui Levadia kaotab ja Flora võidab. Ma ei vabandust, tähendab, laupäeval ei saa selguda. Just ise arutasid siin punkte, need üks punkt on väga oluline. Ütleme, laupäeval Flora oma mänguga ei saa veel kindlust endale. Ja Talju võttis Rõve raske võidu siis 1-0 Kuressaares. Mul meeldib see, seda ma tervitan Maarja Trompil, lugesin ka seda, et ta arvutas välja, et Kuressaares on sügisel 4. voorus on Rõve raske mängida. Viimati, Taljul viimane voor ei sõidnud Kuressaard, oli aasta 2012 või midagi. Igas alati on, et see sügisel Talju käib seal Kuressaares, et see on neil see reegel, juhused ja loodikad ja kokkusattumised. Aga nad tulid seal välja. Sa hakkad aga aru saama asjadest, ma tean. Aga seal jah, oli siis, nagu öeldud, oli see penalti case ja sinna see jäi. Ja ma ei tea, mis seal veel, enam muude liialt põnevat ei olnud, et Tammeka võitis Kalevit 5-2. Seda mängu ma arvan, ma ei tea, kas keegi mist nägi. Vaatasin tervet mängu, jah. Mis seal juhtus siis? Selgelt, ma vaatasin, et seal seis oli 1-2 vaatasin ja... No seal väravat hakkas uitama mingil hetkel. Ei saanud aru, esimesel väraval läks ta kuhugi ära ja siis tõmbas Koskori maha, mis jälle, et oli hästi rumal, aga me ei tea täpselt, me ei saa 100% veendunud olla, mis seal toimus või ei toimunud, aga jah, ega see välja tulek ilus ei olnud. Või samas, ütleme nii, et Koskor lasti ka ära joosta, et seal saavad kalevlased ise peeglisse vaadata. Mida ma öelda tahtsin, täistunnil Ralev juhtus 2-1 ja lõpuks Tammet võitis 5-2. Ja seal tõepoolest Weinstein sai siis täistunnil punase ja siis juhtus 4 tuppa. No aga seal oli niimoodi, et Kalev mängis tegelikult enam vähem ja tal oli neid võimalusi seal veel ja veel. See on Tallinna Kalevi viimase terve hooaja. Enam vähem võimalus oli, viik oli täitsa, viik võit oli seal, aga tuli kindel kaotus. Ühel hetkel lappas täiega, jah. Et see, et selline vend oli seal ja Laadri võitis siis ka Narva Transi, millega võib öelda, et mitte küll päris ametlikult, aga Laadri, sisuliselt ikka kindlustas selle püsima jäämise. 5 punkti Tammekast ja 2 vooru minna, et see on nagu, ütleme jah. Et õnnitleme, et oluline võit ja Tammet, Transis jälle, Trans on üldse ei huvit. Vära sai seelord see Mark Sahar. Kui suures väga hästi oli? Et lihtsalt, paneme teeme jalgsi ja mine pane proovi. Eks neil on ka see, et teavad, et Pärnul on kõvad mängud, järgi ei tule ja et võtame ka vabalt. Aga jah, et see mõttes oli selline varri teisvoor. Ma ütlen, kas meil on seda varri vaja saada? Või sa pead otsustama, sind valitaks, juhtuks selline asi, et sind valitaks Eesti jalgpalli füüreriks. Kui nii uhke nii, jah. Ma ei vali ise, vaid kuningat. Ja sa saad süve... Sultan. Saaremaa sultan olen ma. Saare mees ka. Ütlen ausalt, kas sa
jätaks sellisel kujul varju. Et jah, on aus vastus, sest ta teeb hooaja jooksul väga palju head. Et ta lihtsalt selle 200,000 euro hind on see, et ta teeb väga palju head, aga ta kuidagi võtab jalgpallilt üli palju tähelepanu ära, sest väga palju läheb jutt varri otsustele, nendele küsimustele, et ta minu eest, kui ta muidu suurt jalgpalli teeb kindlasti paremaks, siis ma arvan, pigem jätaks sellepärast, et kui see ära võetaks, siis on jälle täpselt vastupidised olukorrad, et näed, nüüd oli see, oleks meil varr olnud, siis me nüüd oleks näinud, oleks õigest teinud. Et me oleme mingi asjaga ära harjunud, kui me selle ära võtame, siis ma arvan, hakkab teistpidi seda jama nagu tulema jälle, et samamoodi oleks eilne olukord olnud, on ja oleks sulg, pärast kõik videost vaatame, et ei ole, on ju, aga varri ka ei ole, sest oleks meil varr olnud, siis ma oleks ära lugenud. Aga tead, mis selle erinevus on? 1 147 469 eurot. Selles mõttes ma lihtsalt ütlen, et seal on ta et selles mõttes, et me paneme selle 200 000, me ehitame, ma ei tea, Viimsile nagu Harju tripka, ma ei tea, palju see maksab. Ehitame neid tripkasid, teeme oleks mugavam vaadata, oleks 200, 300, 400, 500 inimest rohkem seal katuse all. Et kas see summa, just see, et ma ütleks, kui seda varr oleks tasuta käes, jumala eest, anname tuuma. Aga, nüüd on see tegevuskulud, varri tegevuskulud on lutus käiva, see on kõik hüpoteeti. No ma jään enda juurde ikkagi, jah. Et on varri ajas, super. Õudne mees. Ma enam ei räägi sinuga, jah. Aga ma mõtlesin ühe kimmikid välja, et muidu me räägime ainult 35 minutit. Või on veel kellelgi mingi, et sellest nädalavahetus mingi põnevaid asju, et vist ei juhtunud selles voorus midagi. Käisid emotsioonid üle pea, et seal kokkuvõttes vaatad nagu sotsmeediat, juhtus üks asi ainult. Kortumeedus juhtus üks asi, aga fikseerimise ära, et varr eksis. Jah, selles mõttes jah, et nii-öelda, mis oli siis 5-10 sentimeetrit oli varu. Jah, ikka juhtub. Jalgpalluridel on kõik olukord siis. Täpselt, jah. Kui me lähme juba Inglise liigas, võetakse see minimaalne puude, mis isegi ei muuda palli suunda ja siis minnakse vastasele pihta, mis on konkreetne pennal, aga reegel on ju, et kui sa puutusid palli, et eks need reeglid, neid on vaja kuidagi alati kohandada ja eks need muutuvad ja aga reegel on reegel. Ja lihtsalt paneme raha veel juurde ja küta mahju, jah? Küta mahju. Meil vähemalt üks kohtunik saab mingi kord aastas või Euroopa liigas käib või konverentsiliigas. Let's go. Let's fucking go. Tore. Aga ma ütlen, edasi ei ole ainult jalgpallis, et see korvpallis igal pool on ka sama, et vaatasin ka NFL-i maailma rikkam liiga, ja seal on ta ikkagi videokohtunikud olid üks peamine teema, sest et soperdati. Aga siis on küll, et las need kohtunikud, see oli, nii oli alati olid kohtunikud süüd. Tundub, et jäävad ikka süüdi ka. Jäävad ikka, jah, täpselt. Aga see asi küll, et see, et need et mitte seotud kohtunikud, vaid selle võiks küll, ja see on, ma kuskilt olen lugenud ka, et miks meedia sellest ei räägi, vaata, üks asi, mis mida tahtnud kettas, kui fännid omavahel see, et meedia võiks sellest rääkida. Torret, see ei ole meedia asi, ei ole mingid asju siin üles puudu, vaid see on klubid tehti see asi korda, et sul oleks et see kohtunike määramine näiks aus ka, et see mõttes, et fännid astuge välja. Siis on vaja ikkagi AI panna tööle. Et kuskil võiks olla, et see ei ole minu meelest on igal pool on ikkagi see asi, et meedia võiks üles võtta asjad, mingid asjad võiks lihtsalt korras olla Eesti jalgpallis, mitte see, et peab jahuma. Ainuke inimene, kes kui meedia üles võtta asjad muutuma hakkavad, on see, kui Jaan Martinson kirjutab kommentaari, siis hakkad asjad muutuma. Ja viimane aeg see. Siin selles mõttes mõtlen, varsti hakkab juhtuma, siis Jaan saab öelda jälle, kuidas tema tegi. No võt, aga ma mõtlesin ühe sellise kimmikiga välja. Meil on hooaeg lõpusirgel, me lihtsalt, kes ei tea, siis Flora Levadia 76-75, see pole Ralju Paide 70-66, ehk Ralju võib pühapäeval endal kiilustada 3. koha. Ja siis seal allpool Laadri 32, Kuressaare 28, Tartu 27, sealt selgub siis. Viimane on Viimsi, see vastane. Aga ma mõtlesin, et ma pole mingit sümboolset koosseisu teinud. Kas ma valmistasin teid ette? Ei. Sest, et mul meeldib see kohmetu vaikus, teile aru, mul meeldib see palju rohkem, see on korralikult ette valmistatud saade, et see on mõeldavad, näete arutad välja. Milleks? Ja, milleks? Mul meeldib ikka see, viskad see mingi asja üles, siis kõik see, ka oled nii loll mees, see ei ole jalgpallis mitte midagi. Nagu enne juhtunud on, jah? Nagu enne juhtunud. Ebaõnnestunud üleminekute sümboolne koosseis on selline, et ma võtsin lihtsalt selle aasta üleminekud,
viskan teile kategooriates nimed ette Nii. ja ükskõik millisel loogikal te võite siis öelda. Loogika ma loen ma toon näiteks, eks ole. Värahti teeme kaitsetega. Ma loen teile nominendid ette, teeme nagu Oscari need ja siis te tehke mulle nendest 4-meheline vahet pole äärikaitsjad, kõik on kaitsjad. Ma ütlen teile nimed ja siis paneme kokku ebaõnnestunud üleminekute sümboolse koosseisu. Kaitsjad, miks on Sander Alex Liit, Kuressaares Kaljus. Miks ebaõnnestunud? U21 koondislane mis ta istus siis peaaegu 9 kuud istus jõuda, et ta sai Kaljus mängida 140 mintsa ja siis läks Tammekasse. Jätke meelde, Liit, võid üles kirjutada. Järgmine mees, Drazen Dubatškits tuli, eks ole, Paidesse, on rotatsioonis, aga nagu me näeme, Dubatškits ei ole midagi suurt ilusat teinud. Et ta on nagu Paides okei, aga ta ei ole tiitlile kaasa aidanud. Atanda kuulus, Shet Russell, Tammekasse, Kaigas. Jah. Selline mees nagu Yellow, Steve Pikost Kalevisse. Mina panin siia, ma panin märgu 25 mängu liigas, aga pask. Jah, vabandust, Tarmo Paigu. Siin veel üks mees, Jussif Jakubov, võib-olla mäletate, Metast tuli Harjusse, hooaja algus 3 mängu pingil, läinud. Kaua Taavi, Levadiasse, hooaja keskel, Pahja, U20. Levadial nii, et sul ikaldus, me rääksime, läheks ründesse abi köödile, toodi kaitsja, mängib ainult esiliigas milleks. Ja siis Kalevi hooaja toodi päästma meil Pamijoto näiteks. Eskli Stunast, Rootsi esiliigast. Mul on 7 liigamängu, aga milleks küsime. Et sellised nominendid, öelge, kes on teie veel. Ma aitan, paneme 4-3-3, me teeme sellise formatsiooni. Ma siis poldin ära. Mina võin kohe selle Atanda võtta. Ma võtan selle peale, kes ütles, et 3 mängu läinud oligi. Ja see on Harjus ja see oli kindlasti üks nominent. No nii, Jakub Atanda, kes siin veel? Liit. Ma olen tema välja vist. No okei. No pigem, eks ole, sai suurest... sa ikkagi Eesti-sisene sa tood suurde klubisse, no võib-olla tõesti oli konkurents liiga tihe, läks ja tegi uue liikumise, proovib Tammekas jalad alla saada. Jallow. Kalevi võtab, vaata, nagu me oleme rääkinud, et Kalevi noored kaitsjad väga palju ei ole peale saanud, sest et meil mängib Mamadou Jamin Jallow. No. Ja ühe võid sa ise võtta siis veel, ma ei tea viimase. Kes see Levadia mees oli? Kaua Taavi. Ta tuli äkki augustis. No vaata, jah, sa võtad välismaalase, sa tahad ju panna asjad lukku on ju. No tuuakse kõigelt sellepärast, et parem oleks ju mitte see, et sa mängid seal esiliigat. Ma arvan, et isegi selles tagumise otsa poole on see olulisem see kaitse pool. Kaua Taavi on 101 minutit meisterliigas ja 800 esiliigas. Samas noor mees, võib-olla järgmine aasta paugutab, aga samas kui nad tiitlit jäävad, siis on jääb ikka, paneme siis see Taavid ja siis on üks. No sest ikka on jah tegelikult ju see, et Leva puhul see, kes kaitse on olnud, see küsimus, nad ei olegi sinna ju, hea küll Peetson on neid vigastus olnud, aga ei ole saanud seda kuidagi asja paika endal seal, et oleks sinna toonud ühe kõva mehe sinna Peetsoni kõrval, see oleks hoopis teine jume või seal on võib-olla. Okei, mina selle Pamijoto pand, see on ka nii pull mees olla. Iga sorti väravahid, selle väravaid on keeruline, siis ma ütlen ausalt, siin ma natukene pigistasin kivist vett välja, aga ma panen Ratsust nime siis. Paneme lihtsalt see Mats Weinstein. Ma tahtsin öelda kindlasti pakutada, et... Ei, no muud ei olegi. Teised variandid, kes tulid Baturins. Seda küll, et sul on noored, okei, seal olid mingil ajahetkel tehti päris palju praaki, et eks sul oli vaja tuua, aga kas oli? Kas oli? Nad Harjus, eks ole Baturins. Ma arvan, et see... Kaude, ma ütleks ka võib-olla Kivila, kes eelmine aasta oli meisterliiga võib-olla parim mängija üldse, vaata, kui sa vaatad statistiliselt Kivila jõhter. Ja ta, tegelikult, nüüd ta mängib, nüüd meil on hea emotsioon, võib-olla tegelikult, eks ole, mitte aasta raisus, aga aasta istumist olukorrast vanusest, kus sa vaja, minutid. Aga praegu on Floras põhiväravat, et sa ei saa midagi öelda. Mats Weinstein, no nii, sobib. Siin on keeruline. Poolkaitsed. Ma natuke võtaks, kes ma võtan siit. Üks mees. Ma garanteerisin, et see mees, võib-olla hooaja algus lähetad, et see hakkab keerutama.
see veab Transi medalile. Alfonso Torreia, mäletate veel sellist meest, kes talvel ta oli hullult hea jalada. Ta mängib küll, aga esiliigas, et viimased Tartskud on esiliigas mänginud. Tarts pluss 1 leping Transile. Et see, mina olin kindel, et see mees tuleb, ma ütlen, ärgi kuulata, täitsa õudne. Aga ma ülend, kandidaadid ma võin teile anda, aga ise, siin ei ole häid variante. Transis on see Dmitro Bondar, kes võtab natuke mingi hetk, ta mängib küll selle äärele, aga ja kaitses ja võtab natuke vahepeal minutid ära, et tuli Neptunasest. Väga head kandidaadid kindlasti on ka Habib Famutimi. Tuli Kalevisse, Kalevit pääs. Ja siis Sakarias Kunda tuli ka Kalevit pääsma 2 meest, kes ei saadi aru. Ja ma võin lihtsalt, et oleks Mahmoud Karimu Harju tõi hooaja lõpus keskväljale, milleks on omad poisid, aga okei, ja siis võib-olla Imre Rautau, lihtsalt Šeeslan ka Veneetsias koju Harjusse, aga tegelikult liialt peale ei saa, seepärast Mahmoud Karimut saavad. Rohkem nimesid tegelikult ei olegi. Viskaks need Kalevi mehed siin sekka ja... Ma arvastasin, et Sukunda ja Famutimi võib-olla õudne. Ja nüüd tuleb hunnik ründajaid, siin te kuulete hoolikalt. Eestis on see, et üleminekud on meil ründakule. Loomulikult see esimene nimi, mis sa arvad? Tambetuu. Batumi Dinamast oli esiründajaks mees, kes midagi on löönud, aga võib öelda, et see, et miks Levadia on nii kehv olnud, siis üks kindla soovid, kas Adiri paneks sisse, ei paneks, vist ei pane. Vist ei paneks, ta oli teine ring oli, mingi hetk ta oli hea ka korraks. Siis mäletate... Ta ei saa isegi platsile, tal raske on panna. Sellised mehed, mäletate võib-olla veel, Tralju tõi järgmine Promis David, Kevin Dalmeida Kitzbühelist. Järgmine Promis David, Mustafa Diin Portugalist, mõlemad ju ma läinud ka muidugi. Järgmine Promis David, võib-olla mäletate, Jemerem Godwin, see mängib praegu ka 3,5 aastat lepingut. See on Rasis Kaljus, Sakinim neistist. Lisaks Kalju on toonud ka Jonathan Bernardo, kes praegu istub pingil Atletic Minerost. Ralju on toonud ka Diego Baptista Pradast, ehk Ralju 5 andet viskad sisse, Padamosi viskad sisse, Real de Banjulis Paidesse. Kalevis Michael Ube-Buluzor, Ude Buluzor saavad see mängu. Kuidas meeldis? Toodi hooaja päästma, 9 mängu 1 värav. Kui tahate mööndustega, võib ka öelda Totte või Viidast Transis, ma arvan, nemad siin vist teavad ikka on saanud ja loomulikult Eesti koondise wingback Sten Reinkord Paides. Jaa. Ma tean teid... Ütleme ausalt, et ega see välismaalased toodud saavutad enamat, ma ei tea, Kalju need välismaalased on saanud esiliigas mängida. See on pooled on minema saadetud. Ja need pooled, kes ära on saadetud, need võib-olla oleks siin, võib-olla peaks need listis kõige ees olema, aga ütleme ka... Ma arvan, selle ma ütlen siin on võtta üks või ka teist, et võtta siis... Ma arvan, ma ütlen selle ise, Sten Reinkord, ta peab sellisest vist olema. Meil polnud, ta toodi, ma arvan, ikkagi Paidesse esiründajaks. Hooaja algus küll, jah. Ja nüüd ta mängib samamoodi esiliiga B-s. Mitu väravat on löönud 20 mänguda Sten Reinkord? Esiliigas. Premium liigas 2 1 või 2, jah? 2. Aga samas 3 söötu. Aga esiliga B-s. Pluss 5. 25% mängudes. Reinkord, mis me veel paneme? No kindlasti ma paneks Tambetuu ikkagi, sest vahepeal ta on ikkagi mingi 6-7, mis ta ikka löönud on, aga sükke meest tood ikka sükke 25 värava pärast siia küll. Ja aga siis ootad see sama, millest me nüüd Levadiast ütles. Adiri või? Jah, täpselt, et mis tema see statistika on, sest ega tema ei ole ka kohe üldse ennast pilti mänginud. Et kas ta nüüd kõige kehvem nendest valikutest on, et pigem jääb ikka sellised, kes tulid Adiri ja löödi minema. 10+8. No vot, seda ma ütlengi. 1500 minutiga, ta ei ole metsikult saanud, et aga... No see on ju päris... Mäletad, kui sa mõtled mälgime hooaja algusse, kellesse sa uskusid kõige rohkem, kas Kevin Dalmeida või Mustafa Diin? Ütle mulle, kelles oli sul Raljusse kõige suurem ust või Godwin? Ütle, pane peale Ralju venna ka, kes võtab kõik Ralju need soperdused kokku, aga...
Kotvin vist oli esiliigas ikka midagi teeb või? Esiliigas, see tuli... Ma tean natukene olen näinud esiliigat. No kuidas on, lammutab noor jumal või? No mängida saab või? Mängida saab. Kotvin tuli mingist mega asjast ja mingi Iisraeli kõrgliigast ja midagi sellist. Ei, no loomulikult ootad enamat. Paneme siis sellel Kevin Dalmeida, selle äge nimi. mis see statistika, kui sa neid kahte võrdled? Kevin Dalmeida mängib kuskil, kus ta mängib nüüd? Ta mängib Sloveenia teises liigas. Läks juba kõrgele edasi. No võt. No Eesti liiga ei läitseks. Eesti liigas 10 mängur on ratsvärat. See on Andres Oopri stiilis, Premis ei saanud ju peale. Okei, võime selle võrra panna küll. Võt, see oli meie sümboolne ebaõnnestute koosseis. No enam-vähem võtta harjutus. Et no see mõttes, et mis võtab hooaja hästi kokku, et siin ründajate seas Levadia, Kalju, Paide olid väga esindatud, mis on näha sellest, et meil on meistriliigi liider Flora, et need meeskonnad peavad täppi panema legionäriga. Löövad, see mõttes need meeskonnad vajavad 20 pluss löövad ründajat, ei pea olema legionär, võib olla Sten Renkot või midagi sellist, aga ma arvan, Paide nüüd parandas seisu tulevaks aastaks, kui Anieri võttis endale, et pole vaja seda välismaal, aga mõtlen selles mõttes küll, et kui vahepeal räägitakse, et Eesti liigas võiks olla rohkem legionäre ja siis vaatad, mis... Nüüd hakatakse tormi jooksma Paalbergi peale. Aga vaatad, mis kui massid nagu läbi käib ja siis... mis kohati see kvaliteet nagu on, et siis kas on tõesti niisugused mehi veel rohkem vaja? See loogika on see, et otsitakse, ma saan otsitakse, mis on see sama... kuhjast või? Ei, seda otsitakse seda suurt, on ju, see Padamoosi samamoodi, eks ole, et kui ta õpib, Padamoosi nagu see hea näide oli see Flora Paide tuli vahetus sisse, esimene asi pani mingi 30 meetri pealt 10 meetrit mööda, esimese puutega kohe äkki paar risti, enam lolli me ei saa olla, paned seal ta lõikas kõik mitte midagi, kohe esimese löögiga Promis ju tuli ka, tegelikult Promis oli päris kandiline alguses, aga oma võimsuse ja asjaga ta näed Nikita Andreevi näpunäidetega võt, kus on praegu samamoodi see sai ka, tegelikult see on mingid õnnestused olnud, kohati sa annab hoogu juurde, toome nüüd 3 penda korraga et vaatame, äkki nüüd keegi ujub pinnal jälle et siin on jah Rall, kes see on ainus, kes nüüd on natuke enam-vähem okei on see ründes natukene, mul juba läks meelest ära no mul eile meeldis Paidel see William Linn see on äge see oli päris äge vend selle ääre peal midagi toimes täpselt samas ääre peal kus ma mängu vaatasin seistes on aga ta tuli jälle mul see Paides, et seal see kokkumäng jälle kas seal ei läinud natuke egoistiks ära, et lähen löön ise teen, et mulle see nagu natukene ei meeldinud, aga ma ütlen, kui ei tea seda siseelu, siis ei ole kindel, et palju neid on, kuidas nad mängivad kokku teiste satsidega, kui egoistlikud on ja nii edasi, et natuke jäi selline, et kas oled meeskonnamängija, see mulje või tunne jäi, et ei ole. Jah, ehk siis ebanõstu, ma loen ette Weinstein, Taavi, Atanda, Jallo, Jakubu, ma vaadata see kaitsi, mul on tunne meelt, et rassistid. Kõik, ainult mustanäised õudne. Keskväljal Alfonso Correa, Famutimi, Sukunda, ehk seal Kalev, miks Kalev feilis pooleldi seal ründes siis Reinkort, Tampeduu, Dalmeida, let's go. No see on nagu Vietnamis valiti Sorga vist, et kas on keegi rassist või ei ole. Meil on ikkagi ootused, meil on legionäridel on see ongi see point, et legionäridel ongi, et need liit tuli, loomulikult sa tegid nagu sammu kõvema satsi poole, kahjuks tuli minna tagasi. Iga see Jallo minut, mis ta mängid sel aastal, ta on võtnud kellelgi nooremalt Eesti mehelt ära minutid ja tulem on ikkagi sama, tulem on ikkagi esiliigas minek ja seda on ju ka öeldud, et kui Eesti mängijaid võetaks välismaal samamoodi vastu, nagu meie võtame siin neid legionäre vastu, et nii avasüli, et jumala eest, võiks välismaal minnagi, et me siin on öeldud, et me tihtipeale kohtleme neid välismaalasid paremini kui siin oma noori ja siis ongi see, et kuidagi hoitakse neid välismaalasid tihtipeale hästi, äkki sa nüüd hakkad mängima, täna ei tulnud, äkki nüüd järgmine nädal hakkad mängima, et välismaal ju meie poisse keegi seal niimoodi hoia, et antaksegi 5 mängu ja kõik on ja et võtta sama Heina olukord, mängis 2 supermängu, oma poiss on terve ja nüüd istu edasi, et meil see oma poiss mängib jälle. On veel muresid, on midagi vahepeal juhtuda, turniir lühikese aeg. Selles mõttes, päev me tegime, Mets sai juba teist mängu. Ja nüüd oli põhis, et see oli väga, väga positiivne ja vaatasin seal Baskotsi ja Kent seal tõusid tabelis juba 3. ja
Baskotsile täismängija, Käit ja Tunn on Šveitsiliga liidrid jätkuvalt, mis on kõva tegelikult jah. Et seal nii-öelda mingite meestega... Sellised asjad on väga head. Sellised on väga head, jah, et kui saaks nüüd Hein ka mängima, siis oleks nagu seal põhimeestega nagu väga hea seis. On samas, eks ole, mis meil on siin. Shane sai täismäng, kuulus Aleksmätt ja Stambold üldse koosseisus. Seal on nüüd jah pahalugu see, et ta 2 mängu järjest oli, ta oli just uue treeneriga 4 mängu, esimest sai vahetusest, teised oli pingil ja 2 tükki on nüüd üldse tribüünil olnud, et... Kristal sai mängida seekord 5 minutit. Okei. Saarma. Väike vigastus oli talle. On väike vigastus. Loodab, et jääb mänguliseks, on ju. Šapovalovid ja nemad on kuidagi... Šapovalov, Mustmaa, Jatovlev, meie kuulus Ärte ja see, et kõik tuli said teisel poolel küll ma etsi peale. Ma nüüd pead ei anna, minu meelest teil ei olnud väga hästi. Ja muidugi suurim mure, Portan Vassiutelkus. Ta varust üldse peale saanud. Ei ole, niisku juures. Ta oli tuttav treener, kes ta võttis, aga kuidagi mängu ei pane. Ta selline tuhhi vees, vaata, Andres sõbralik, Andres Ooperlik, vaata, nagu sa seal lõpus Viimses olid, vaata, rohkem tuhhi vee, pingile, vaata. Ja see nagu kunagi, et kes see oli, kui võeti see Jordan Henderson võeti, ma ütlen, kas MM-i VM-i koosseisu ja siis Alan Shearer ütleb, oli äkki Shearer või? Et ta just on päris kõva kaardimees, et ikkagi nüüd kaasa võeti, et mingit muud põhjustu sai olla, mis ta selle turniiril kaasa võeti nagu. Ja mis siis veel? Eesti Balti turniir kuulus oli, Eesti naiskond 3. Vääridele 3 koha mängus 2-0. Mis me nüüd ütleme? Madis Kallet, sina siin irritad, vaata, meeste koondis on väärida taga. Aga näe, 2-0 keerutati. Ei, no jah. Näidata see, et see naiste Balti turniir, muidu me siin tambime, et naiste jalgpall on oluline. Tegelikult tambime. Ja meie suurustele inimestele on vaja selgeks teha, et naiste jalgpall on oluline ja mina ütlen nõus, mul naiste jalgpall ma liialt ei vaata. Ja need mängud, poolfinaal, mis asi see oli, mingi suvapäeval kell 1, see mõttes, kuidas on poolfinaal Eesti-Läti mängivad ja see ongi ala mingi argipäeval kell 1, mis asi see on, kuidas see suudeta seda teha, mingitki moodi sündmust, vaata. Ja ütleme, meedia seisukohast on see, et paraku enne kajastame seda, kus on see nii-öelda loetavus. Leeman, Alissa Leeman, let's go. Jah, aga tedagi me väga ei kajasta üldse nagu tegelikult. Süüdi on Tarmo Pajur, kes ütleb klikki vähem, tehke vähem klikki uudised, ma teen iga päev. Vatter vahest teeb, laseb ikka Leemani uudised läbi. On või? Okei, ma ei ole tähele vanda, aga võl tõesti, ta tegin teinud. Ta ikka oskab hinnata ja häid naisi jalgpallurid. Ei, no jah, ütleme kokkuvõttes on see, et Eestis on ju, ütleme niimoodi, vana tõde on see, kui me kuskil hakkame meil hästi minema, siis hakkab siin ajakirjandus stormi jooksma ja põhimõtteliselt on ju see, et ma arvan, kui ükskord naiste jalgpallis peaks juhtuma see, et me saame mingeid häid võite, tekib siuke rahva huvi, siis tekib ka see laiem huvi, siis tekib ka lugeja huvi nende uudiste vastu ja nida nii-öelda tavast nagu meil käib siin, et ma ei tea, kui oli Baruto, lugesime kõik Sumost on ja nüüd kui Barutot ei ole, siis ei loe jälle ja kui siin, ma ei tea, mingi aeg oli käsipall kunagi EM-il lähedal, siis oli väga palju kirjutati, nüüd oleme seal Euroopaga täitsa tagaotsas, mida käsipallist väga kirjutati jälle enam, selles mõttes lainetena käib see asi meil siin ka, jah. Ja Andres, kui sind oleks kuskil karjääris valitud kõige halvemaks üleminekuks, kas see oli siis, kui sa mängisid Shanghai Shenhuas, kas siis, kui sa mängisid Ado Den Haagis või Larnakas AEK-s, et kus on see, et kus meie suurused, minu palvete suurused tolmajoobid ütlesid, et kuidas see Eestis selline vees toodi milleks, et kus sulle oli kõige keerulisem? Ma kujutan ette, kui sa Shanghais mingi 4. mängu ajal vigastada, siis midagi head sealt kindlasti ei tulnud, ma ei ole sellega kursis muidugi, aga eks endalgi tegi meele mõrudaks, et see nii läks, et sinna ei saa midagi vastu vaielda, kui sa tuuakse ja oleks terve olnud, oleks võinud väga ilus asi olla, aga näed ei olnud ja seal tuleb mõrupill alla neelata ja öelda, et jah, võib-olla oligi. Paar aastat palka oodata. Ja siis 5 aastat oodata. Et jah, ega jah. Ja see teine Ado tuli kohe sinna ja otsa järgmised pool aastat sellest Hiinast, kus ei saa midagi öelda, ega jah. Võid väga ära rikkuda oma nii-öelda nime ja maine.
Aga see käib nagu pikalt kaasas siis, jah? No ma ei tea, selles mõttes ma ei loe Hiina uudiseid, ma ei tea. Ega mõtlen see, et... Endaga, eks sa ise oled enda peale, ma olen ise kriitiline enda suhtes loomulikult, aga ma arvan, et satsis ise ei saa nii öelda, sellepärast, et Ado Den Haagis treener tahtis, et ma jätkaks lihtsalt. Mul tuli teine pakkumine ja ma liikusin hoopis Küprosele. Aga tegelikult oleks võinud jätkata nii, et see ei saanud olla kõige hullem kindlasti. Aga Hiinas ei vaidle vastu, et seal, jah, sellest on endalgi kahju. Ja, muid ei Larnaka ka, ikka seal ikka ka treener oli rahul pigem. Et ma olin meeskonnamängija, küll väravaid ja numbreid jäävad natuke väikseks enda jaokski, siis jah, see on ikkagi, võib öelda karjääri lõpupoole juba. Mis su viimane värav, seda mäletada? Ei mäleta. No kuskil seal, see võib olla Salamina üks väravatest, seal tulid mingid mängud ja üks väga hea värav on, see oli videos ka, kus ma tõstin üle Aeki vastu, tõstin üle väravaid nii, et see kadus isegi ekraanilt välja, see lendas nii kõrge kaarega ja siis õnneks kaitsjad, kes jõudsid joonele, lõid pallist mööda, et see oli super värav jutuvärkides see oli üks viimastest, et mäletan Aalborgi viimast väravat, Aalborgis oli Kopenhaagenile, väga head senderdused, ikka need viimased väravad on meeles, aga võt, karjääri viimast väravat, Viimsiga, karikas, Pärnu vastu võitsime järsku, kui me võtame niimoodi, on ju. Et jah, need võib mõelda siin, mis ajahetkel see viimane oli, kas ma lõpetasin ära või mängisin veel edasi natuke. Vat, ja ei ole, mingi siis vaadata jalgpalli, et see on vist peamine sõnum, et kui käisin... 2 viimast ooru. Ma ikkagi seekord juba lähes 500 oli publik numbrid, et raskel ajal asi seegi. Ilus sügis, ei ole väga külm praegu, veel. Viimane oli läinud, see oli paha. No, võiks olla niimoodi, et... Seal polnud katus peal või? Seal osal tribüüni all on suhteliselt täis, siis mina seisin seal, päris paljud seisid niisama nagu seal. Et see on tõmbad kapuutsi pähe ja siis õnneks väga kõvast sadanud nagu. Muidugi pärast autost läks küll siit need kohad, õladelt ka märjad nagu. Sinu saare meeles pehmuvad. Mis asja? See nagu mul seal maale lähel, siis seal kasulistab ka, et mis 25 meetrit sekundis, see on hea siuke riiete kuivatamise ilm. Et võiks olla, ma ütlen, et taaskord, ma toon korvpalli näited, ühel mängul 2400 inimest, teisel 1000. Muidugi hea soe 400 ma küsin, kas ikka täpid pandi peal, loeti üle või? Täpid, ma ütlen ausalt see, et ma veendunud, ma ei räägi sellest üleüldse, et ma publiku numbrid jalgpallis, Kossus ma ei ole võib-olla nii tähele pannud palju lured, jalgpallis ma enam ammu ei usu, minu seal alates kuskil eelmise aasta keskpaigast pannakse igal pool mingi 25% otsa ja ma ei tea milleks. Pole veel näin mängu, kus ma olen üle lugenud ja on, ligi lähedal, ma ei tea, keda nad loevad, ma tõesti ei tea, aga... Mängijaid. Asjapulgad. Treenerid ja pallipoisid. Ja siis peamise mängud siis see nädal. 2 satsi peale juba tuleb 50-60 inimest. Loora Rure ja Talju Tammeka, et võib-olla need on need mängud, kus midagi suurt on mängus. Kes just ei taha Narva sõita. Hea Levadia. Vot, sa öelge siis mingi ilusat, pikk saade jälle. Heigo jälle, kui te heietab siin. Rääkida ei ole midagi, jumal küll, vaband. Ma peab minema. No vot, siis see hea lõpp. Teeme siit, ma võtsin õige rillilest kuulda. Väga. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.